Tüüpidelt, kes tõid teieni klassi kokkutuleku. Ma tosse ei olegi või? Need otsad saab maha käieta. Täis sünteetika. Ja filmi seikluskomöödia Sangarid. Kinodest 17. veebruarist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Eesti eest. Võidu eest. Sõidu eest. Toyota on Eesti korvpalli eest väljas. Toyota. Always a better way. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Olivet. Kõik on võimalik. Väikesed tehnilised viperused, mille pärast väga vabandame. Nüüd oleme siis otse-eetris TTÜ spordihoones. Turniiritabeli 3. meeskond Rapla Avis on kohtumas turniiri 4. TTÜ korvpalliklubi. Ja mäng on juba käima läinud. Võitjad on tulnud väljakule viisikutes TTÜ poolelt Kiur Akberg, Sander Piilup, Sten Olmre
Joonas Järvelainen ning Nikola Vujovits ja Rapla siis oma koosseisus Sven Eldre, Martin Paasoja, Indrek Pank, Kristjan Voolaid ning Toomas Vandermaars. Mängitud 1,5 minutit esimesest veerandajast, kumbki meeskond veel skoori ei ole suutnud avada ja TTÜ siin siis järjekordselt rünnakut on üles võtmas. Olmer Vujovitsiga nüüd seal 45 peale katest mängivad. Rapla vahetab, Vujovitsi vastu jääb Paasoja, väga osavalt nüüd Hiiumaa mees sealt. Serblased selle palli ära natsab ning omakorda siis nüüd Rapla üritab siit skoori avada kohtumises. Vandermaar. Paasoja tuleb sealt nüüd käest kätte, mängivad. Endiselt pall Paasoja käes. TTÜ samuti vahetab, Akenberg sinna Vandermaarsi peale leitakse Vandermaars nüüd sealt ka üle, aga tuleb minna viskele, kuna rünnaku aeg hakkas kohe lõppema. TTÜ mees Akenberg oma esimese täna kirja võtab, millega mees ise küll selgelt rahul ei ole ja Rapla siis saab jätkata rünnakut. Rünnaku kellale 14 sekundit nüüd jälle tagasi pandi. Olmrel sealt vahel sellel söödul, aga pall siis jääb Rapla Avise meeskonnale. Olgu siis öeldud, et Rapla Avis tuleb sellele lähtumisele 6 järjestikuse kaotuse pealt. Viimati võidurõõmu praktiliselt 6 aega tagasi, kui 10. jaanuaril võideti koduväljakul Liepati meeskonda, pärast seda on saadud järjestikust kaotust, kui nüüd siin Sten Olmerele läheb korvialuses võitluses ebasportlik viga ja Toomas Vandermaarsile siis 2 vaba viset ning Rapla saab jätkata rünnakut veel ka Külli Audist. Vandermaars siis on sel hooajal tegemas väga kõva mängu ja siin kaksiktuubel sellel mehel on siin tavaliselt mängu igapäevane, võib-olla viimastes kohtumistes Vandermaars on ka väsima hakanud, kuna teadupärast Rapla Avise rotatsioon siin ütleme kuu tagasi oli mingil hetkel ikkagi väga õhuke ja nüüd uus välismaalane Tšito Kokk-hollandlane on võistkonnaga liitunud. Kapten Indrek Kajupank on tervenenud, siis kindlasti Rapla meestel ka seal veidi liht väljakul on ja ka Vandermaars saab rohkem seal pingi peal hinge tõmmata. Kui siin Vandermaars mõlemad vabavisked ära ja nüüd siis võtab ka veel serblaselt Nikola Vujovitsilt pea välja ja taaskord siis Rapla rünnakut üles võtab. TTÜ on pikalt pidanud kaitses mängi. Kaldre võib-olla viimastes mängudes on kergeid väsimuse märke näidanud, ei ole need esitused säravad olnud. Saame näha, kuidas pikalt Rapla mänginud Kaldre täna siis väljakul oma asju toimetab. Rapla tuleb kiirelt üle, Kaldre kohe võtab ka 3. Kohe siit Sven Kaldre avab oma esimese punktiskoori. Nurgast vise teele läheb, see on vise ja tabav ning Rapla siis 5-0 seda kohtumist juhtima on läinud. Olmre Järvele. Number 33 Kristjan Voolaid, esimene viga. Toomas Raadik on siin kerge vigastusega kimpus olnud ja Vujovits on ka oma numbrid siin selgelt paremaks saanud, aga usutavasti selles mehes on veel rohkem peidus, kui ta seni on näidanud, kui viilub nüüd läheb korvini välja ja paneb sealt mööda. Teiselt poolt Indrek Kajupank näitab, et pole võib-olla päris sellest vigastusest veel välja tulnud. Tavaliselt Indrek Kajupank sellised haamrid paneb ikkagi sinna korvirõnga sisse ära, aga siiski Kajupank ise oma mööda läinud pealtpaneku ürituse parandab ja sealt 2 punkti ikkagi Raplale juurde toob. 7-0 siis Rapla on asunud seda kohtumist juhtima ja Rait Käbinil TTÜ peatreeneril ei jäägi siin mitte midagi muud üle, kui tuleb kasutada oma esimest minutilist mõtlemispausi ja ka meie siin vaatame veidi reklaami. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi.
Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Telli sisukam ja uues kuues ajakiri Basketball. 25 € eest terveks aastaks. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Tagasi pildiga siin TTÜ spordihoones, kus siis täna väga printsipiaalne kohtumine turniiritabeli 3. ning 4. vahel toimumas on. Nimelt siis kodumeeskond TTÜ korvpalliklubi on võõrustamas neile külla sõitnud Rapla Avise meeskonda. Rait Käbin siin oma esimest minutilist mõtlemisaega kasutus, kui mängitud oli ligi 4 minutit. Rapla on siis 7-0 seda kohtumist juhtima läinud ja kerge ohumärk võib-olla TTÜ-le ka see, et nende ainus võõrleegionär Nikola Vujovic siin eelmises kaitseepisoodis võttis endale ka teise isikliku vea ja see tähendas, et Toomas Raadik, kes nüüd 2 viimases kohtumises siin ei osalenud, on väljakule tulnud ja tundub, et ka tema siit kohe isiklikke määrusi rikub. Ei, see siiski Toomas Raadik ei olnud, Sander Viilup seal korvialuses võitluses Toomas van der Marsi vastu vea teeb ja hollandlane siis taaskord saab minna vabaviskejoonele esimest korda sealt, temalt täna oli 2-2. Paneb siit ka van der Mars 3. ära, olgu siis öeldud, et van der Marsi selle hooaja vabavisete protsent 69,4. Selline Harju keskmine pika mehe kohta enam-vähem, aga van der Mars näitab, et täna käsi on kuum ja vabaviskejoonelt siis seni 4-4 ja Rapla on initsiatiivi siin selgelt haaranud, 9-0 seda kohtumist juhitakse ja TTÜ siis mängu esimesed 4 minutit on olnud kuival. Akenberg, Olmre ka siin vahepeal viirushaigusega kimpus oli, jättis ühe mängu vahele ja saame siis näha, kuidas TTÜ teine liider täna väljakul toime tuleb. Praegu ilus läbimurre keskelt korvi alla ja sealt siis seekord Toomas van der Mars peab käe tõstma ja Sten Olmre saab minna vabaviskejoonele. Olmre on väga hea vabaviskaja, sel hooajal tema protsent vabaviskejoonelt enne tänast kohtumist 90%, 50 teenitud vabakast on 45 sisse lennutanud ja siin ka Olmre 2-2 paneb ja tõstab veelgi seda protsenti. Paasoja nüüd mängujuhi koha peal ja kombinatsioon number 5, van der Mars. Raadik seal hästi teda atakeerimas on, Sven Kaldre ja seal nüüd Sven läks tegelikult hästi korvile, aga see üsna lihtne vise läheb mööda, aga van der Mars näitab, et sel hooajal teda on raske seal korvi all pidurdada ja siit järjekordsed punktid juurde toob. Marsi arvel nüüd 6 punkti ja 4 lauapalli. Järvelainen. Olmre võtab sealt 3 ja Olmre praegu üritab TTÜ-d siia mängu tagasi tuua. Vahe siis 6 punkti. Numbrid tablool 11-5 Rapla kasuks, kui Rapla taas rünnakut üles võtmas. Kajupank. Van der Marsiga seal pikemad mehed nüüd omavahel kattest. Kaldre. Paasoja. Ja Paasoja võtab seal agressiivselt kohe Sten Olmre ette. Korvi alt vise läheb mööda, tundub, et Rapla meestele läheb seal ka viga ja TTÜ saab siis palli valdamisõiguse tagasi ja siin ka van der Marsile teine isiklik viga, nii et saame näha, millal siis Rapla kõige värskem võõrleegionär Sito Kokk väljakule on tulemas. Igatahes Rapla siit vahetuse tegi. Väljakule tuli siis Tomen Pratos ja puhkama värskelt vigastusest välja tulnud Indrek Kajupank. Järvelainen läheb sellise raske haakviske peale ja see teed korvirõngasse ei leia ning Rapla nüüd Pratossi juhtimisel siis nüüd juba praegu üle tulemas. Endiselt pall Pratossi käes. Kaldre tuleb nüüd pallile vastu. Voolajuga sealt kohe 45 pealt kattest. Mars. Voolaid nüüd küsib seal Akenbergi vastu, aga Akenberg on ka korvialuses võitluses suhteliselt tugev mängija. Aga siit tuleb hoopis 3 Rapla meeskonnale ja autoriks Sven Kaldre, kes tänast kohtumist on 2 tabava kaugviskega
alustanud, aga nüüd Rapla kuidagi ei tule toime Sten Olmre takistamisel kaitses. Olmre nüüd saab siit taas minna vabaviskejoonele. Olmre on seni siis toonud ainsad TTÜ korvpalliklubi punktid, 5 neid tablool kirjas on ja siit Olmre siis seda punktisummat kasvatada ka saab. Mõlemad võistkonnad siia sellele mängule võib-olla kõige paremas olekus ei tulnud. Mõlemad võistkonnad võib öelda kerges langustrendis on viimasel ajal mänginud. Kodumeeskond TTÜ alles üleeile mängis oma Balti liiga play-offi esimest kohtumist Kalev Cramoga, seal suur kaotus numbritega 63-101 tuli vastu võtta ja nagu siis ülekande alguses sai öeldud, ka Rapla meeskond on siia mängule tulnud 6 järjestikuse kaotuse pealt, nii et mõlemale võistkonnale kindlasti täna siit mängust kuluks positiivne emotsioon ära, kui Martin Paasoja, kes siin viimases Balti liiga mängus Valmiera vastu ka oli väga heas hoos, võtab siit Toomas Raadiku ette ja paneb siis ka enda tänased esimesed 2 punkti tabloole kirja. Olmre, kas jääbki nüüd TTÜ rünnak siin Olmre peale ainult täna või suudavad teised mehed ka siin toota resultaati? Olmre läheb nüüd lõpuni ja taaskord Sten Olmre lahendab ära ja Olmre arvel siis nüüd juba 9 punkti. Kõik TTÜ meeskonna punktid seni siis on selle tagamängija arvel, kes suvel Kalev Cramo meeskonnast TTÜ-sse üle tuli. Van der Mars, Raadik tema vastu. Seal on suuruse ülekaal Van der Marsil, aga Raadik hästi seisab seal hollandlase vastu ära ja pärast lauapalli olukorda Sven Kaldre teeb TTÜ meeskonna kapteni Kiu Rakenbergi vastu vea. See tähendab, et Kiu Rakenberg läheb siit viskama 2 vaba viset, kuna mõlemal võistkonnal on võistkondlikud vead juba siin esimesel veerandajal täis, kui 3 minutit on seda esimest perioodi veel minna. Ja ka Rakenberg võib öelda, on hea vaba viskaja. Läbi aastate siin Eesti liigas on protsendiks temal 81,8. Võib-olla sel hooajal Rakenberg ei ole nii palju vabaviskeid teeninud kui eelnevatel hooaegadel 22 korda vabaviskejoonelt proovida saanud, aga Aivar Kuusma siis, Rapla Avise peatreener, võtab siit oma esimese minutilise mõtlemispausi. TTÜ on kergelt hoo üles saanud, olgugi et see vahe endiselt veel 7 punkti on. Aga siiski on kergelt siia mängu tagasi tuldud. Nagu ülekande alguses ka mainisin, 2 kohtumist Alexela korvpalli meistriliigas veel täna Delfi TV vahemisel toimumas on. Rakveres võtab kohalik Andres Sõbra juhitav Tarvas vastu Eesti valitseva meistri PC Kalev Cramo ning Valgas siis äsja peatreenerit vahetanud Valga Valka Max ja Mooritsa meeskond võõrustab Pärnu Sadama meeskonda, kes siis äsja jäi ilma oma mängujuhist Norman Käbinist, kes Leedus peetud Balti liiga play-off mängus vigastas nii õnnetult väikest varvast, et seal tuli ette võtta operatsioon ja Norman Käbini jaoks siis tõenäoliselt on see hooaeg ka lõppenud, nii et saame näha, kas Pärnu otsib endale kedagi veel tahaliini juurde või seavad ikka eelarvelised vahendid nii palju piiranguid ette, nagu Mait Käbin siin ka viimases intervjuus ütles, et ei ole lihtsalt rahaliselt võimalik kedagi juurde tuua, aga mehed siin TTÜ-s on juba minutilised mõtlemispausid tagasi tulnud ja Rakenberg siis saab hakata oma 2 vaba viset viskama. Rakenberg esimese paneb mööda, nagu öeldud, 81% selle mehe vabaviske protsent sel hooajal. Aga esimene siis Rakenbergil mööda läheb, teise paneb ära, nii et teine TTÜ mängija siis täna, kes silmad pähe saab. Olmre arvel siis 10-9 ja Rakenbergil siis nüüd ka silm kirjas ja Pratos siis sloveenlasest mängujuht Rapla rünnakut üles võtmas. Suarez vahepeal nüüd väljakule tulnud Paasu asemel, Puerto Rico mees, kellel ka kindlasti tuleb TTÜ meeste poolelt silma peal hoida, kuna see mees vähegi ruumi saab, siis kohe linnuteele laseb. Praegu hästi nüüd Koort seisis Van der Marsi vastu seal kaitses. Voolaid pidi selle raske 3 sealt nüüd võtma. TTÜ hästi selle kaitse nüüd seisis, sunniti Rapla raskele viskele ja näeme nüüd ka siis Rapla värskeimat täiendus Šito Kokki hollandlast, kes siis tuli Kreeka kõrgliigast, Lavrio meeskonnast. Seal 13 mängu see mees jõudis mängida.
keskmiselt 20 minutit platsi peale teda seal lasti, näitajad olgu ka teile ära öeldud, 3,9 punkti, 3,8 lauapalli. Ja Rapla siis selle mehe sealt üles korjas, kui teisel pool platsi juba Toomas Raadik paneb omakorda TTÜ-le punkte juurde ja vähendab siis ülikooli meeskonna kaotusseisu 3 punktile. Bratos Kokiga seal kattest, ei kasuta Bratos praegu katet ja võtab sealt noore Sander Viilupi ette ja Viilup nüüd magas selle olukorra veidi maha. Suudab seal küll vea ära teha, nii et Bratos sealt 2+1 rünnakut ei saa, aga vabavisket siit sloveenlasest mängujuhile ikkagi tulevad. TTÜ teeb nüüd 2 vahetust korraga, pingile puhkama Sander Viilup ning meeskonna kapten Kiur Akenberg ja täna siis väljakul esmakordselt TTÜ põhimängujuht siin hooaja alguses olnud Sander Saare, kes põlvevigastusega siin kimpus oli, vahepeal ka meniski operatsioonil käis, kuid tundub, et nüüd mees ikkagi mänguvalmis on. Ja Sten Olmre siis ka sai õige pisut pingi peal puhata ja nüüd siis juba platsi peale tagasi. Indrek Ajupank Rapla poolelt väljakule ja põhiviisikus alustanud Voolaid siis täna esmakordselt pingile puhkama Rapla poolelt. Saare nüüd kohe Bratossi surve alt seda palli on üle toomas. Kindlasti TTÜ-l võib-olla Sander Saarest oli siin päris palju puudust, kuna Sander Viilup, kes praegu neid mängujuhi kohuseid on ikkagi TTÜ poolelt täitmas, siis tema noorteklassides võib-olla seda rolli kõige rohkem ei ole täitnud ja alles kohaneb selle rolliga siin Alexela korvpalli meistriliigas, kui nüüd Sten Olmrele võetakse jooks tehnilist praaki ja see oli TTÜ meeskonnale siis pallikaotus number 3, Suarez. Sander Saare seal rikub määrusi, üsna rumal viga, arvestades, et võistkondlikud vead TTÜ-l on täis. Rait Käbin on küll sellise näoga kohtunike poole, et kus te nüüd selle vea välja võlusite. Igatahes, mis olnud see olnud, midagi enam tagasi võtta ei saa ja Bratosit taas siis vabaviskejoonel on minemas esimest korda, kui see mees seal käis, oli resultaadist 2-1. Ja nüüd esimese siis paneb ära. Oleme teile veel võlgu ka tänased kohtunikud, peakohtunikuna õigust mõistmas Aare Halliko, teda abistamas Mart Uue-Hendrik ning Margus Nappi ja komissari rollis siis Jüri Belov. Aga Bratos paneb siit mõlemad vabavisked ära ja Rapla taas 6-ga ette rebinud. Kui nüüd Olmre siin kiire viske võtab ja paneb selle mööda, aga Toomas Raadik on väga hästi ründalauas ja sealt oma tugema vasaku käega toob 2 punkti. Taaskord TTÜ-l omakorda juurde ja vahe väheneb siis 4 punktile, kui esimene minut siit esimesest veerandajast on kohe ka käima minemas. Paasoja, Kokk tuleb kattesse. Paasoja hästi nüüd 2 kaitse vahelt läheb läbi ja lõpetab ilusa lay-upiga selle rünnaku. Ilus sooritus Eesti koondislaselt. Paasoja on seda hooaega tegelikult väga hästi mänginud ja viimases kohtumises, nagu siis öeldud, ka Valmiera vastu vedas seda meeskonda just kohtumise algushetkedel ja oli siis lõpuks 22 punktiga ka võistkonna resultatiivsem selles mängus. Kindlasti on hea näha, et just need Eesti mehed ka meil siin liigas teevad häid mänge. Just siis eelkõige Paasoja ja Olmre Järvelainen võiksid välja tuua. Kui vahepeal rikutakse määrusi Toomas Raadiku vastu, Rasham Suarez, Portugali mees, peab siit täna esimest korda käe tõstma ja Raadik ka siis vabaviskejoonelt on pika mehe kohta väga täpne mees, protsendiks temal 85,2 enne tänast mängu ja ka see visete arv on üsna suur. Enne tänast siis 54-46 Raadikult sisse on läinud ja paneb ka siit nüüd 2 ära ja tundub, et Raadikule see väike vigastuspaus küll mingit jälge ei ole jätnud. Ligi 6 minutiga Raadiku arvel siis juba praegu 7 punkti on. Paasoja ei võta sealt viset, annab Kokile, Ivala Pajumets ka nüüd väljakule tulnud TTÜ poolelt tema vastu jäänud. Ja Tito Kokk näitab, et ei olnud see mees asjata Kreeka kõrgliigas mängimas. Võtab siit Pajumetsa ette, paneb korvi ära ja saab preemiaks siis ka veel vabaviske kasutada, kuna Ivala Pajumets siin kohtunike arvates määrusi rikkus. Vabaviske protsent Kokil küll teab, mis väga hea Kreeka liigas ei ole, see jäi sinna 39% kanti, aga nüüd selle paneb igatahes ära ja TTÜ nüüd päris lõpuni seda veerandaega mängida ei saa. Jääb ka mõni sekund siit Raplale, kui muidugi TTÜ siit nüüd ründelauda ei peaks saama, igatahes Olmre käes on pall, 2 pikka üle all.
Raadikuga kate-kattest mängitakse, 5 sekundit rünnata. Saare ja peab sealt nüüd viskele minema, rünnakuaeg hakkab läbi saama. Ja võib-olla Saare oleks võinud sealt selle viske võtta. Ei pannud vist TTÜ mängujuht seda rünnakukella tähele. Andis veel üle sööda Pajumetsale ja sealt oli juba raske tabavat kaugviset loota, kuna Pajumets seal pidi väga kiiresti selle viske sooritama ja Raplale nüüd 0,7 sekundit siit jäi. Selles suhtes TTÜ-l kõik hästi, et mängiti vähemalt oma rünnakuaeg niivõrd lõpuni, et Rapla siit isegi viset mitte ei soorita. Suarez ei hakka oma protsenti 300 tagant ära rikkuma. Esimene poolek siin TTÜ spordihoones on läbi saanud. Rapla on selle võitnud seisuga 24-17. Teeme siit jälle pausi ja oleme siis juba põnevaks teiseks veerandajaks tagasi. Tüüpidelt, kes tõid teieni klassi kokkutuleku. Tosse ei olegi või? Need otsad saab maha käieta. Täis sünteetika. Ja Kilmi seikluskomöödia Sangarid. Kinodest 17. veebruarist. Värske statistikaleht ka minuni siin jõudnud. Vaatame, mis siit silma hakkab. Lauavõitluse on Avis Rapla esimese veerandaja järel võitnud 8-5. Ja mis hakkab silma, et koguni 5 palli on võetud Rapla poolelt ründelauast. Toomas Van der Maars siis neid 4 tükki sealt noppinud. Kindlasti sellele peab nüüd TTÜ tähelepanu pöörama. Pallikaotused 3-1 siis TTÜ poolelt vaadates. Viskeprotsent Raplal grammi võrra parem, 43,8. TTÜ-l sama näitaja 36,4. Ja vaatame siis ka parimad punktitoojad üle. TTÜ poolelt siis Sten Olmre 9 punkti ja Rapla poolelt siis 2 meest 6 peal. Toomas Van der Maars 6 punkti, 5 lauapalli ning Sven Kaldra arvel siis samuti 6 punkti, 2 tabavat kaugviset. TTÜ skoor on väga palju baseerunud 2 mängijal. Lisaks Sten Olmrele siis 7 punkti toonud ka Toomas Raadik ja Kiu Rakenbergi arvel siis 1 punkt. Joonas Järvelainen selle võistkonna üks liidritest senise 6 mänguminutiga siis 0 punkti peal, visked väljakult 2-0. Rapla skoor on siin märksa ühtlasemalt jagunenud, 6 mehel juba käsi valge. Aga saame siis näha, kuidas see teine veerandaeg meil siin lahti rulluma saab. Igatahes võistkonnad on tulnud selle alguseks väljakule. TTÜ siis alustab teist veerandaega Sten Olmre, Kiu Rakenberg, Sander Viilup, Joonas Järvelainen ning Nikola Vujovits. Rapla tuleb väljakule koosseisus Rasham Suarez, Tomen Pratos, Martin Paasoja, Indrek Kajupank ning hollandlane Tšito Kokk. Järvelainen, Vujovits otsib nüüd Kajupanga vastu. Võtab sealt kohe julgelt ette ja ise seal laguneb ära. Ja Kajupank sealt selle palli hõlpsasti saab kätte ning Rapla siis nüüd rünnakule omakorda tulemas. Suarez seal mängujuhi koha peal näitab kombinatsiooni number 2. Paasojale läheb pall, lõikab nüüd 2 pika pealt üle, saab selle palli tagasi ja kohe Tšito Kokiga hoo pealt kate-kattest mängitakse. Leitakse ka Viilupi vastu sealt Kokk üles. TTÜ praegu kate-kattest mängus läksid mängijad vahetusse ja hästi Rapla mehed sealt oma värskeima võõrleegionäri üles leidsid. Ütleme nii, et Tšito Kokk võib-olla esimestes mängudes siin kõige paremat muljet ei ole jätnud, aga saame näha, eks see sisseelamisaeg võtab ka veidi aega, kui nüüd Pratos eksib ja Järvelainen kõige kõrgemal leiab hästi Olmre teisest äärest. Sten Olmre keskpositsiooni vise ja Olmre on täna TTÜ meeskonda siin tassimas. 11 punkti nüüd noore mängumehe arvel juba on. Suarez taas mängujuhi koha peal. Pratos. Kajupangaga kate-kattest 45 peal. Kokk. Kokk ei ole teab, mis kõige kõvem viskemees. Vujovits talle ka kõvasti seda viset pakkus ja Sten Olmre näitab siin nüüd võitlust omade poolelt, päästab selle palli audist ja viib siis selle rünnakule, aga TTÜ sama lihtsalt. Nüüd lihtsalt annab selle palli tagasi. Ebatäpne sööt Akenbergi poolelt ja pall läheb siis Raplale taas üle, aga tõesti siin minu silme all muljet avaldavalt Sten Olmre selle palli sealt audist ära päästis. Ja on näha, et see mees seda võitu täna siin tabeli 3. meeskonna vastu igatahes kõvasti tahtmas on. Pratos ja Pratos paneb keskpositsiooni viske ära ja suurendab siis taaskord 7 punktile Rapla meeskonna eduseisu.
viilub nüüd taas siis Teetu poolelt mängujuhi koha peal Järvelainen. Järvelainen täna on veel nulli peal ja siit kohtunik Margus Napp Järvelainenile ka jooksu vilistab. Siin midagi vaielda ei ole. Jooksuga tegemist oli, Järvelainen siin muidugi apelleerib, et kuidas sa sealt teiselt poolt selle jooksu vilistab, et vilistad. Et seda peaks nägema lähem kohtunik. Aga mäng läheb igatahes edasi Rapla rünnakuga, Paasoja palliga, Bratoš. Siit Kajupank tuleb nüüd Koki kattest üles. Ja Ralliko Tšito Kokile nüüd ründaja vea siit annab. Määruste vastane kate. Ja kui on üks mees Eestis kohtunike tandrilt, kellega ei tasuks vaielda, siis on see Aare Alliko, kindlasti suurte kogemuste pagasiga kohtunik, vilistanud siin pikka aega Euroopa tipptasemel ja kaasa arvatud siis ka seal kõige kõvemas tipus Euroliigas. Olmre palliga nüüd ise siin võistkonna rünnakut organiseerimas, võtab kohe sealt käest kätte ette ja hästi nüüd Rapla mehed said seal ka käed vahele ja omakorda siis kiiret üle tulemas Paasoja. Ja Paasoja paneb ka enesekindlusega selle viske sealt sisse. Ja Rapla eduseis aina kasvab, nüüd siis juba 9 punktiga Rapla seda mängu juhtimas. Aga Olmre ei jäta jonni, purjetab ikka sinna korvi alla välja ja võtab siis taas kord Rapla meestelt vea välja ja teenib õiguse minna vabaviskejoonele, kus Olmre täna juba 2 korda on käinud. Mõlemal korral siis 2-2 sealt tuli. Sealt siis Teetül on loota punkti lisa, kui Rapla vahetab väljakule Toomas Van der Maars ja võtab siis kaasmaalase Tšito Koki välja. Olmre paneb sealt jätkuvalt naelu seina, 5-5. Täna temal vabaviskejoonet ja vaatame, mis siis Tšito Kokil esimesest vahetusest ka kirja jäi 5 minutiga. 1-2+1 jäigi ja ega siin muud midagi öelda ei olegi. 1 palli kaotus selle kattevea näol ja 2 viga mehel kirjas. Bratoš. Van der Maars. Tuleb nüüd Paasoja üles sinna käest kätte, Ivala Pajumets. Seal veidi hiljaks jääb, aga ei ole veel sellest veast hullu. See oli Teetüle võistkondlik viga number 2. Mõlemal võistkonnal nüüd 2 võistkondlikku viga tablool kirjas ja Rapla siis saab jätkata rünnakut küljeaudist. Kajupank. Ja seal väga lihtsalt nüüd tõmmatakse noor Ivalo Pajumets orki ja Sloveen nüüd seal give and go'ga Indrek Kajupangaga mängitakse korvi alla. Teetü kaitse täiesti tühjaks ja lihtsalt 2 punkti siit Raplale tulevad. Raadik. Akenberg nüüd Suarese vastu, kattest Raadikuga seal mängitakse. Akenberg leiab tee korvini, paneb sealt endale omase vasaku käega lähiviske teele ja see leiab tee korvi rõngasse. Nii et Teetü ei lase siis Raplat siit väga kaugele. Ja Pajumets on nüüd Bratošega veidi hädas, et Bratoš on teda siin nüüd paar korda karistanud, 2 korda võtnud välja vea ja eelmine olukord siis see lihtne korvi alt vise sealt, kui Rapla taas kord vahetab. Väljakule Sven Kaldre ja puhkama Martin Paasoja, Aivar Kuusma ka täna tihedalt on vahetamas, et hoida mängutempot võimalikult kõrgena. Kajupank, Suarez, Akenberg tema vastu. Suarez ei ole ka täna veel väga palju viskeid saanud võtta ja Raadik blokeerib nüüd Kajupanga viske. Koondis laseb nüüd seal omavahel asju ajamas korvi all. Seekord jääb Raadik peale. Järvelainen ka kuulus siin suvel koondise kandidaatide ringi. Mingi hetk küll praagiti mees valikust välja. Ja Joonas Järvelaineni mäng täna siin väga hästi sujumas ei ole. Siit taas kord palli kaotus temale. Näitab Mart Uue-Henrik siit 2-kordset. Ja võetakse Järvelainen ka praegu ära. Väljakule siis Rain Koort. Rapla samuti taas kord vahetas Kristjan Voolaid väljakule ja Indrek Kajupank pingile puhkama. Bratos endiselt Pajumets tema peal. 2 pikka nüüd üleval, mängitakse kohe kattest. Bratos on sealt ette võtmas, leiab nurgas Suarez ja see vise läheb nüüd väga mööda vastu korvilaua nurka. Suarez endiselt üritab ja seekord siin lahendab ära ja toob korvi alt siis Raplale järjekordselt 2 punkti kirja. Ja Rapla eduseis nüüd siis 9 punkti on, kui ligi 6 minutit seda esimest poolega veel mängida, aga Rain Koort
mees, kes tõi kastanid tulest välja, TTÜ mängus Rakvere vastu, tabas lõpus mitu väga olulist 3 punkti viset, paneb siit taas 3 kirja ja tundub, et Rain on 3 tagant hea tunde endale kätte leidnud, igatahes esimene 3 Raini esituses täna on tabav ja avab siis ka enda isikliku mänguskoori. Vahepeal ka pallikaotus Raplale, Tome Pratos selle autoriks ja TTÜ siis saab rünnakut jätkata. Sander Viilup tuli mängu, Kiu Rakenberg võeti pingile ja tundub, et Rapla meeskond on nüüd oma 3-2 maa-alasse läinud, mis on teadupärast siis Aivar Kuusma firmamärk. Sander Viilup mängib tegelikult päris kenasti ennast sealt korvi alt läbi viskel, aga paneb üsna lihtsa viske mööda ja Ivalo Pajumets võtab siit taktikalise veaga Rapla poolkiire rünnaku maha ja see oli siis Pajumetsale juba 3. isiklikuks veaks, kui mees õige vähem kui 6 minutit on väljakul viibinud. Ja endiselt siis Sloveen on Rapla poolelt nüüd mängujuhi kooseid täitmas. Rasham Suarez, eelmisel hooajal Puerto Rico liigas see mees mängis. Aivar Kuusmaal siin hooaja alguses selle mehega kergeid probleeme oli, kuna teadupärast seal liigas väga kaitsemängule rõhku ei panda ja ega Suarez siis siin Eestiski seda tööd väga teha ei tahtnud. Aga nüüd nähtavasti need asjad on vähe paremad, kui hästi TTÜ nüüd lahendab vastu. Viilup leiab hea sööduga korvi alt Toomas Raadiku ja Toomas Raadik siis toob siit TTÜ-le punkte juurde. Kaldre ka pikalt oli pingil. Vandermarsi katte pealt nüüd Voolaid tuleb üles. Vandermars kohe küsib. Raadik on hästi ette jõudnud. Tundub, et Toomas Raadiku töö kannab vilja. Toomas Vandermarsile siit määratakse 3 sekundi määrus. Ja kuna kumbki treener enne 5 minutit time-outi ei võtnud siin teisel veerandajal, siis määratakse televisiooni time-out ja reklaamide näitamiseks see on ja teeme siis ka meie siit väikse pausi. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Tere, mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite, kuid alati eelistan ma kodumaist toorainet. Tartu Milli pasta on tehtud parimast turumlisujahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente. (32-28) kui 4.35 seda esimest poolaega siin TTÜ spordihoones veel mängida on. Rapla meeskonna eduseis 4 punkti. TTÜ on nüüd saanud veidi lähemale, aga esimest poolaega võib öelda, et on ikkagi Rapla abist dirigeerinud. Ja vaatame siis, kuidas seda esimest poolaega siin lõpus mängitakse. Raadik palliga, Koort, Akenberg. Pall nüüd hästi TTÜ liigub, aga liigub ta seal 3 joone taga, keegi peab nüüd teravust sinna korvile ka tegema. Seda ei juhtu, Raadik hoopis võtab siit 3 punkti viske. See läheb mööda ja Paasoja kiirelt palliga üle tulemas, aga seal on ka teine kõva kergejõustiku jalaga mees Sander Viilup vastas ja siit jääb siis Viilup peale ja Viilup teisele poole omakorda kiirelt palliga üle ja toob TTÜ-l punkti juurde, nii et vahe nüüd kõigest 2 punkti ja Aivar Kuusma vangutab pead. Ei ole ta praegu meeskonna kaitsemänguga selgelt rahul. Vandermars. Paasoja, kattes seal mängitakse, Viilup jääb päris hästi sinna kinni. Hea kate Vandermarsilt. Ja tundub, et TTÜ vead on täis. Ja Viilupil on see juba 4. veaks, nii et siin on ikka asjad päris hapud selle koha pealt TTÜ-l ja Vandermars saab siit taas minna vabaviskeid proovima. Rapla võistkonna manager Jaak Karp pingi pealt siin veel oma meestele hüüdis, et mehed, meil on 2 viga ainult, et ärme lase Viilupil siin ühe platsi otsast teisele purjetada ja 2 punkti lihtsalt meil ära panna, et teeme need taktikalised vead seal enne ära.
saame näha, kas Rapla mehed sellest Jaak Arvi õpetussõnadest õppust võtsid. Igatahes Vander Maars paneb ka täna vabaviske joonelt naelu seina, 6-6 temalt täna joonelt ja TTÜ siis üritab siin taas kord lähemale tulla. Akenberg ja hakkas viskele minema, aga Suarez jõudis seal ikkagi piisavalt lähedale. Taas Akenberg palliga ja Suarez tema vastu 5 sekundit rünnata. Ja Akenberg raske vise, rünnaku aeg hakkas ka lõppema ja Rapla üritab taas kiirelt palliga üle tulla. Vander Maars hea sööduga leiab Suareze. Kaldre ja Kaldre kolmene ei lähe, Voolaid on hästi lauas. TTÜ mehed on seal ka kolmekesi muidugi kohe juures. Ja siit TTÜ omakorda kiiresti üle tulemas. Ja Viilup kaotab seal nüüd Suarezele palli ja Sven Kaldre teiselt poolt ei lõpeta lihtsa 2 punktiga, vaid viskab väga lihtsa viske nüüd korvi alt mööda. On siin nüüd praaki tulnud mõlemalt poolt. Saame näha, kes sellest nüüd paremini välja tuleb. Akenberg taas kord ülimalt raske vise. Ja Rapla nüüd, kas nüüd Vander Maars võtab vähe maha? Ei, mängitakse Suarezega nagu jalgpallis seina. Mina annan sulle, sina annad mulle. Ja Vander Maars lõpetab 2 käega ülevalt alla. Nii et Rapla pääseb taas siin nüüd vähe kergemini hingama. 6-punktiline eduseis on välja teenitud. Ja siit nüüd Paasoja peab kätt tõstma. Aga nagu enne öeldud sai, Raplal ei ole võistkondlikud vead täis. Nii et seda viga võis endale veel lubada, võib lubada ka veel ühte viga, kuna teadupärast 5. võistkondlikust veast saab alles võistkond minna vabaviske joonele. Nii et Rapla saab siit veel ühe võistkondliku vea teha, kui kohe-kohe on 2 minutit selle esimese poole lõpuni. Olmre ka nüüd äsja väljakule tulnud ja kohe karistab. Olmre kohe karistab ja Kuusma on maru vihane. Mehed, tehke see viga ära. Ärge laske Olmrel kuumaks minna. Sten Olmre arvel siis 15 punkti juba 15 minuti mänguajaga. Kaldre ja nüüd Sven Kaldre ei jäta mitte midagi juurde oleks. Paneb praktiliselt 2 käega selle palli ülevalt alla. Ja taas Rapla eduseis 6-punktiline. Järvelainen, täna veel siis Järvelainen endiselt nulli peal. Pajumets võtab viske, eksib, Järvelainen kõige kõrgemal ja kas tulevad Järvelainen esimesed punktid täna just täpselt. Avab ka see mees täna oma isikliku punktiskoori. Ja siit tuleb time out, tundub, et Aivar Kuusma on selle võtjaks. Ei ole ta siin viimaste episoodidega taaskord absoluutselt rahul olnud ja kasutab siis 2 minutilist mõtlemisaega siin esimesel poolajal, kui minut 28 on veel selle esimese poolaja lõpuni jäänud. Vaatame sel ajal pilguga veel teistesse kohtumistesse. Rakveres on alanud mäng kohaliku Rakvere Tarvase ning valitseva Eesti meistri PC Kalev Cramo vahel. Seal siis Cramo on kohe gaasi põhja surunud, 5 minutit mängitud, Cramo eduseis 18-5. Ja olgu siis öeldud, et täna ei ole Kalev Cramol kasutada Demonte Harperit, kes siis sõitis Venemaale kaugele Šotsi, kus nädalavahetusel peetakse VTB liiga tähtede mäng. Nii et seda meest Kalev Cramol täna kasutada ei ole. Igatahes on nende uusim mees Egert Haller vähemalt statistikasse üles antud. Nii et saame näha, kas siis noormängi Egert Haller, kes siin vahepeal USA's õppis ja palli mängis ka Kalev Cramo poolelt väljakule saab. Ja vaatame üle ka Valgas toimuva kohtumise. Seal siis Valga meeskond täna võõrustamas Pärnu Sadama meeskonda, kes teadupärast jäi ilma oma põhimängujuhist Norman Käbinist, kes siis täna väljakule tulemas ei ole ja Valga on siis 6-minutilise mängu järel seda kohtumist seal 15-13 juhtimas. Aga tuleme tagasi siia TTÜ-sse, kus minut 28 seda esimest poolaega veel minna. TTÜ on tulnud lähemale, taaskord ollakse seal 4 punkti peal, aga päris juhtima selles kohtumises ei ole veel mindud. Meie muidugi loodame, et see mäng siin pingeliselt lõpuni välja läheks.
et ikkagi turniiritabeli 3. ja 4. vahel oleks võrdväärset lahingut viimaste minutiteni. Aga saame näha, Tomen Bratošis Rapla rünnakut taas üles võtmas ja Ivalo Pajumets endiselt tema peal. Pikalt pall Bratoše käes. Kajupank, Koort tema vastas, Kaldre. Vahetavad seal, nüüd jääb Akenberg Kajupangaga, kas leitakse üles. Aga Akenberg ei ole lihtne tükk seal, mida pureda. Aga praegu siit Akenbergile igatahes viga vilistatakse. Ja kuna TTÜ meeskonna võistkondlikud vead on täis, siis Indrek Kajupank saab siit minna täna esmakordselt vabaviskejoonele. Indrek Kajupank siis Rapla meeskonna kapten sel hooajal keskmiselt 25 minutit väljakul, 10,1 punkti, 3,1 lauapalli, 4,2 lauapalli ja vabaviskejoonet siis sel hooajal enne tänast selle mehe protsent 72,7 ja esimese vabaviske Kajupank siit ka mööda virutab. Kindlasti ka Raplal siit punktilisa on vaja, muidu TTÜ juba järgmise rünnakuga võib päris kandadele astuda. Aga Kajupank ikkagi teise siit paneb ära, suurendab Rapla eduseisu 5 punktile ja kohe-kohe siis on ka viimane minut siit esimesest poolajast käima minemas, kui endiselt väga palju läbi Olmre see mäng täna TTÜ-l käib. Ja ikka on endiselt ja nüüd leiab sealt Raadiku Kajupanga vastu. Seal võib-olla Raadikul kerge pikkus ülekaal on, aga ei suuda oma tugevama vastakuga käega sealt Kajupanga vastu ära seda olukorda lahendada. Ja Rapla nüüd Bratoše juhtimisel omakorda kiirelt üle tulemas on. Üritab siit Pajumets ette võtta, aga ei lase Pajumets seekord ennast üllatada. Voolaid, Kajupank, endiselt nüüd Voolaid ründelauas. Ja ei saa Rapla mehed ka kuidagi seda palli sinna korvi. Ja TTÜ nüüd praktiliselt saab siin lõpuni mängida. Sel ajal, kui Sten Olmre hirmsa hooga palliga üle väljaku tuli, näitas juba Rait Käbinet, et mehed mängime lõpuni. Aga päästis Rapla viga, mis oli võistkondlikult 4. Ja tuleb öelda, et TTÜ päris lõpuni seda poolega ikkagi mängida ei saa, kuna rünnaku ajal näitab kell 20 sekundit, aga esimese poole lõpuni on veel 25, nii et Raplale ka siit ikkagi rünnak peaks jääma. Aga kes muu kui Sten Olmre, selle mehe käes on pall, 15 punkti täna juba toonud. Ja saame siis näha, kas võtab 1-1 siit nüüd Bratoši ette või mängib kattekattest. Ei läheb 1-1 lahendama Sten Olmre. Ja Sten Olmre on oma ülesannete kõrgusel täna kindlasti olnud, aga Raplale jääb ka siit veel rünnak. Bratoš, 5 sekundit minna. Ja mis sööd see nüüd oli Tomen Bratošilt? Igatahes millegipärast Sloveen arvas, et Indrek Kajupank seal peaks olema. Seal Kajupank igatahes ei olnud ja omakorda siis 2,8 jääb siit veel TTÜ meeskonnale. 3 punktiga taga ollakse, siin on võimalus veel viik majja tuua, Akenberg. Ja ei lenda see pall ikkagi korvirõngani välja, nii et Rapla meeskond saab siit poole pausile minna 3-punktilises eduseisus. Numbrid tablool 39-36. Vaatame üle ka statistika. TTÜ pooled siis, nagu öeldud, kõige resultatiivsem mees 17 punktiga Sten Olmre, nii et praktiliselt pooled võistkonna punktidest on Olmre arvel täna kogunenud. Rapla mehed on visanud selgelt ühtlasemalt. Skoori on teinud 7 meest, neist kõige resultatiivsem Toomas van der Maars 10 punkti 6 lauapalliga. Ja lauapallide arvestuses üldse siis Rapla on kerges eduseisus numbritega 18-12, pallikaotusi mõlemal võistkonnal 7. Ja üldiselt ka selline üsna võrdne mäng mõlemalt poolt. Igatahes võistkonnad on suurnud riietusruumi ja võtame ka meie siit veidi pikemaks aja maha ja oleme siis juba eeldatavasti väga põnevaks teise poole alguseks tagasi. Tüüpidelt, kes tõid teieni klassi kokkutuleku. Tosse ei olegi või? Need otsad saab maha käieta. Täis sünteetika. Ja Kilmi seikluskomöödia Sangarid. Kinodes 17. veebruarist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor.
Olivett. Kõik on võimalik. Eesti korvpalli viib edasi Helme Metall. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Eesti rahvusmeeskonna varustuse tarnib ja trükib aktsiaselts FIFA. Telli sisukam ja US6 ajakiri Basketball. 25 euro eest terveks aastaks. Juba esmaspäeval algusega kell 18.30 Saku Suurhallis. Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorod. Tule aita meie meestel skoori teha ning pilet osta Piletilevist. Tere taas kõik see korvpallirahvas. Alexela meistriliigas jäi selja taha põnev nädal. Tõelised majuspalad oleme teie jaoks ükshaaval välja noppinud. Mis muud kui hakkame otsast minema. Nädala edetabeli juhatab sisse Rakvere Tarva tagamängija Siim-Markus Post. Pärnu meeskonna kaitse annab võimaluse särada ning Post kasutab mulluse tiimikaaslase Heivo Parroli ülemängimiseks akrobaatilist viset. Igati nauditav vaadata, mis sest, et Tarvas oli selleks hetkeks juba ammu rongilt maas. Midagi veelgi erilisemat pakkus eelmisel nädalal Tallinna Ülikool Kalevi tagamees Mihkel Kurg. Kalev Kraamapikk Mikkel Gladness tõmmatakse osava pette liigutusega mitte haneks, vaid lausa kureks. Nii need lühemad mehed korvi all skoori teevadki. Koht number 3. Taas on jäme ots Rakvere Tarva kollasärkide käes. Seekord eeltöö Maarja Paistelt, kes vaheltõiki ja efektse sööduga mängib kohtumises TTÜ-ga trumbid kätte Tõnis Peilile. Kui keegi on endale tänavuse meistriliiga hooajaga nime teinud, siis selleks meheks on Tõnis Peil. Eks paistab, kõrgele tiivad kannavad. Auväärselt teiselt positsioonilt leiab nädala top 5 edetabelis tandemi Rannar Raap Edvina Šeskus. Leedulane hiilib tagauksest korvi alla ja saab kandikul palli näppude vahele. Raabile kohe sobib Kastani areenal söötude jagamine ning mis siin salata, mõned neist kukuvad väga efektselt välja. Ja tabeli tipust troonib austraalne Venki Joyce, kes paneb postrile Toomas Raadiku. Juures olev pilt selgitab kõik ning rohkemgi veel. Õhku jääb ainult küsimus, mida suudaks Joyce tervete põlvedega. Laske mõttel lennata, uus top 5 edetabel juba tuleval nädalal.
kätte. Tüüpidelt, kes tõid teieni klassi kokkutuleku. Tosse ei olegi või? Need otsad saab maha käieta. Täis sünteetika. Ja Kilmi seikluskomöödia Sangarid. Kinodes 17. veebruarist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Olivett, kõik on võimalik. Eesti eest. Võidu eest. Sõidu eest. Toyota on Eesti korvpalli eest väljas. Toyota. Always a better way. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Tere, mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite, kuid alati eelistan ma kodumaist toorainet. Tartu Milli pasta on tehtud parimast turumlisujahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente. Juba esmaspäeval algusega kell 18.30 Saku Suurhallis. Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorod. Tule aita meie meestel skoori teha ning pilet osta Piletilevist. No nii, tere tulemast tagasi siia TTÜ spordihoonesse, kus siis kohe-kohe on jätkumas teine poolaeg kohtumisest Tallinna Tehnikaülikooli ning Rapla Avise vahel. Esimene poolaeg lõppes seisuga 39-36 Raplale ja vaadates ka statistikat, siis ega üsna võrdsete mäng siin esimesel poolajal oli. Võib-olla tasuks ära märkimist vaid lauavõitluse numbrid. Rapla laua võitis numbritega 18-12 ja 8 ründelauapalli, siis sellest 18-st Rapla võttis ründelauast, nii et kindlasti see võiks olla selline mõtlemisainet pakkuv asi TTÜ meestele teiseks poolajaks. Viske tabavus mõlemal võistkonnal jäi sinna 40% algusesse. Mõlemad meeskonnad pallikaotusi tegid 7, nii et nagu ma ütlesin, üsna võrdsete mäng ka siit statistikast ja Rapla eduseis siis siia teisele poolajale vastu minnes kõigest 3 punkti on, nii et saame siis näha, kes siin oma paremuse teisel poolajal rohkem maksma paneb. Võib-olla asi, mida välja tuua, on see, et Rapla viskas märksa ühtlasemalt kui TTÜ 36 punktist. Koguni 17 läks Sten Olbre arvele ja 9 siis Toomas Raadiku arvele, siis Rapla meeskonna punktid jagunesid rünnakul märksa ühtlasemalt. Joonas Järvelainenilt siis TTÜ teiselt liidrit täna kõigest 2 punkti seni. Aga jah, saame näha, kauaks Sten Olmret siin jätkub, eks teda kõvasti siin ka hakitakse, nii et TTÜ teised mehed peavad siin ka veidi käiku juurde panema, et oma meeskonnale punkte juurde tuua ja igatpidi toetada, aga võistkonnad on teise poole alguseks siis väljakule tulnud. Kiu Rakenberg võtab siit kohe oma isikliku 3. vea juba ära. TTÜ alustas siis Sander Saare, kes esimesel poolel vaid 2 minutit mängis. Kiu Rakenberg, Sten Olmre, Joonas Järvelainen ning Toomas Raadik.
ja Rapla algviisiks siis Tomem Ratoš, Martin Paasoja, Sven Kaldre, Kristjan Voolaid ning Toomas Vandermaars. Ja Rapla siin oma esimesel rünnakul teisel poolajal eksib ja TTÜ siis saab siit vaikselt seda vahet veelgi vähendama hakata või siis lausa selle mänguseisu viigistada. Sander Saare ja siit Voolaid kate-kattest mängus astub välja, jääb veidi hiljaks. Ja siit kohtunik Mart Uue-Hendrik siis Voolaiule kolmanda isikliku vea kirja paneb, kui TTÜ küljeaudis seda mängu jätkamas on. Saare võtab siit tänase enda esimese viske just täpselt nii, see läheb mööda. Ja Rapla siis saab ise proovida sel poolajal punktiskoori avada. Ratoš on siin täna neid Rapla mängujuhi kohuseid täitnud ja kui teda ei ole, siis peamiselt kas siis Paasoja või Suarez seda rolli täitmas. Kaldre, Raadik astub välja, ei leita sealt Maarsi. Paasoja ei näinud läbi, et sinna 3 TTÜ meest olid juba juurde minemas ja see sööt adressaadini ei jõudnud ja nüüd siis Raadik omakorda Vandermaarsi vastu. Et kindlasti ja tundub, et siit tuleb ründaja viga Sten Olmrele siit olukorrast ja mida tahtsin öelda oli see, et TTÜ kindlasti selle koha pealt on juurde panna, et mees, kes neil siin tavaliselt igamänguliselt kaksiktuubleid teeb, Joonas Järvelainen, tema on siis esimese poolaja kirjas kõigest 2 punkti ja 3 lauapalli, nii et kindlasti selle arvelt on TTÜ täna veel kõvasti juurde panna. Paasoja võtab kohe sealt Olmre ette ja ei saa praegu Olmre kaitses Paasoja kiirusega hakkama, on see mees kõvasti kergejõustikku siin ka nooruses Hiiumaal teinud ja jalg on mehel all kõva. Osales siin ju suvel teatavasti ka väikses eksperimendis, mis siin korraldati ja näitas seal ka 10 võistluses korvpallurina vägagi arvestatavaid tulemusi, aga Sten Olmre paneb siin teiselt poolt 2 juurde ja endiselt TTÜ püsib löögi ulatuses. Voolaid, Ratoš otsib sealt Voolaiu kate-kattest mängu, Voolaid tuleb taha 300, aga paneb selle viske mööda. Sten Olmre praegu kõige kõrgemal ja kas võtab kohe Kaldre ette? Ja midagi ei ole teha. Nagu ma ütlesin, Aare Allikoga ei ole mõtet vaielda, kuigi Rapla mehed siin veidi üritavad. Aga viskeid siit Sten Olmrele ei järgne, võetakse tavaline ühene viga ja TTÜ siis saab seda palli otsajoonest mängu panna, kui Akenberg ka siin viimastes mängudes tegelikult tähtsatel momentidel võistkonda väga aidanud. Akenberg siin Rakvere mängus ja siin, kui võib-olla kaugemale minevikku minna, ka Valga vastu peetud kodumängus pani neid viimaseid olulisi viskeid seal päris külmavereliselt ära ja on ju tegemist tegelikult väga kogenud mängijaga siin Eesti liigas juba. Akenberg pikalt nüüd TTÜ meeskonnas mänginud, lisaks siis ka veel Pärnus mees pallinud ja Tallinna Kalevis omal ajal. Aga praegu ikkagi see Rapla eduseis 3 punkti peal püsib ja saame sina, kumb võistkond siin enne ära murdub. Raadik võtab 300, aga Vandermaars oli ka hästi seal juures ja viimasel hetkel tõstis ka selle käe, nii et hea kaitse siit ka hollandlasel. Raadik võtab nüüd eespoolt, Paasoja leidis hästi ülesööduga Vandermaarsi sealt ülest ja Raadik vältimaks ohtu võtab hollandlase ühese veaga maha. See on Toomas Raadikule teiseks isiklikuks veaks. Raadikul ka siin on vigadega tegelikult eelnevates kohtumistes probleeme olnud, et on need vead tihtipeale varmad tulema, aga jah, täna siis Raadik on sellega üsna hästi hakkama saanud ja siit alles teine viga talle. Pratos raske vise kaugelt, aga Maars jälle võimutseb ründelauas. Vandermaars siis, olgu öeldud, esimesel poolel võttis ka 4 ründelauda, nüüd siit tuli 5, nii et Raadik peab seal kõvasti blokkima, kui Paasoja näitab enda kiirust ja taaskord korvi alla väga lihtsalt välja ja 2 punkti siis Hiiumaa mehelt Passalt juurde. Saare palliga viilub Järvelainen, Raadik nüüd jäi seal Pratsa vastu, Kaldre tuleb hästi appi, aga seal ikkagi Raadik suudab kavalalt ennast viskele mängida, tunnetab selle kontakti ära ja saab siit 2 vabaviset
endale kätte. Sloveenist mängujuhile Bratosile oli see teiseks isiklikuks veaks. TTÜ ka vahetas, Saarel jäi üsna lühikeseks see sett, nii et Sander Viilup siis taaskord tuleb mängujuhi kohuseid TTÜ poolele täitma ja ka Rain Koort TTÜ poolelt on valmis kohe-kohe mängu tulema. Aga Raadiku teine vabavise läheb mööda, nii et Koort peab seal veel oma võimalust ootama ja ka siis Rapla meeskonna kapten Indrek Kajupank on seal Aivar Kuusma nõuannete järgselt väljakule tulemas, aga Paasojad praegu ei saada kuidagi hoida sealt korvist eemal. Mees tuleb ikka väga võimsalt sinna korvi peale järjest, aga seekord paneb sealt mööda. Viilup näitab kombinatsiooni number 3. Pikalt palju Viilupi käes, aga hästi võtab sealt Kaldre ette ja Kaldre sealt ühese vea ära teeb. Raplal nüüd on võistkondlikud vead täis, nii et 4 minutit ei ole siin veel mängitudki, kui Raplal on võistkondlikud vead kolmandal veerandajal juba täis. TTÜl ka muidugi on juba 3 viga tehtud, nii et ega siin TTÜl ka selle koha pealt ilmselt pikka pidu ei ole. Aga jah, Kajupank siis Rapla poolelt ja Koort TTÜ poolelt mängu sekkusid. Ja Koort võtab kohe Kajupanga ette ja paneb sealt 2+1 ära. Nii et nende meeste võitluses siis 1-0 praegu Koortile, et äsja mängu tulnud mehed kohe väljakul ka kokku said ja Rain Koort enda tugevama parema poole pealt seal pikkade sammudega läks ja mehel endal ka väike muie näol, selgelt oma sooritusega rahul, aga siit ikkagi tuleks see vabavise ka veel ära panna. Koort seda ka teeb ja vähendab siis TTÜ kaotusseisu nüüd kõigest 1 punktile. Nii väike see täna ilmselt olnud ei olegi. Aga Rapla ikkagi tervet seda kohtumist on seni juhtinud. Paasoja, Järvelainen nüüd tema vastu. Kajupank, Koort tema peal. Peab hakkama vaikselt viskele minema, 5 sekundit. Kajupank võtab selle keskpositsiooni viske ja paneb ära sealt Indrek Kajupank selle viske. Ja taas siis veidi hingamisruumi jälle Raplale juurde. Rasham Soares vahepeal. Sven Kaldre asemel mängu tulnud. Pajumets. Hakenberg tuleb siia välja viskele nüüd. Võib-olla oleks võinud selle Järvelaineni katte veidi paremini ära oodata. Õieti katet seal ei toimunud, aga Järvelainen paneb siit selle viske mööda. Palli valdamisõigus jääb ikkagi TTÜ-le, millega muidugi TTÜ peatreener Aivar Kuusma absoluutselt rahul ei ole. Ega ei tahaks isegi olla, kuna teadupärast, nagu siin alles hiljuti sai öeldud, Raplal on võistkondlikud vead täis ja see viib siis TTÜ meeskonna kapteni Hakenbergi vabaviskejoonele, kus ta täna korra juba on ka käinud, sealt siis tookord 2-1. Hakenberg on selline 80% mees vabaviskejoonelt ja esimene küll väga puhtalt tee korvirõngasse ka leiab. Nii et kui ka teine tabab, siis taaskord TTÜ kaotusseis väheneb 1 punktile ja meid on ootamas siit loodetavasti ees tõeline triller kuni mängu lõpuni. Ja taas siin vahetuste virvarr on käärima minemas. Avise meeskonnas siis väljakule Toomas van der Maars, Voolaid saab puhkama ja Nikola Vujovits TTÜ poolelt, kes siis mängis esimesel poolajal kõigest 6 minutit, jäi seal korvi all van der Marsiga kohe alguses päris hätta. Aga Rait Käbin on otsustanud siis mehele anda uue võimaluse siin teisel poolajal ja saame nüüd näha, kuidas Vujovits on selleks mänguks nüüd siin teisel poolajal van der Marsi vastu valmis. Kattest nüüd Pratos ja van der Mars lähevad vahetusse, Viilup jääb Marsi vastu. Vujovits läheb appi, sealt Pratosel avaneb kohe 3 ja sealt tuleb valusasti. Ei olnud see Vujovitsi mängutulek praegu ka teab, mis kõige parem, läks võib-olla liiga palju sinna abi andma ja karistus oli 3 joone tagant siis varma tulema. Olmre palliga Vujovits läheb katet panema. Vujovits ise nüüd kas vastab. Koort on veidi ebavlev serblasest TTÜ ainus võõrlegionär seal platsi peal, kui nüüd Viilup võtab sealt 3, see rünnaku aeg hakkas ka lõppema ja see ei taba. Vujovits üritab seal küll veel palli audist päästa. See ei õnnestu, televisiooni time-out meile siit sekretariaadi lauast öeldakse ja vaatame siis õige pisut reklaami. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi.
Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Olivett. Kõik on võimalik. Ja oleme tagasi pildiga siin TTÜ spordihoones 48-44. Rapla meeskond TTÜ vastu on seda kohtumist siin printsipiaalses turniiritabeli 3.-4. meeskonna omavahelises lahingus juhtimas. 4.20 seda kolmandat veerandaega veel minna ja saame siis näha, kes siit täna pikem õlekõrje välja tõmbab. Van der Maars, kahekesi TTÜ mehed kohe peale. Leiab sööduga hästi Bratossi, Bratossilt omakorda sööt edasi Kajupangale, kes päris lihtsal viskel sealt nurgast küll eksib, aga Mars on hästi taaskord ründelauas ja see mees on küll kõva hooaega tegemas, et on ta pidanud siin suuri minuteid väljakul mängust mängu müttama ja ausalt öeldes, kui ma siin enne kohtumist võib-olla ütlesin, et mees näitab veidi väsimuse märke, siis ega ikka ei näita küll, et teeb kõvasti tööd ja käib lauas ja mütab kõvasti ja on näha ka, et mees on selgelt enesekindel. Suarez nüüd palliga, Paasojale nurka. Kolmene sealt, see läheb päris ässaks ja Nikola Vujovits nüüd lauas. Kes TTÜ poolelt neid asju nüüd otsustama hakkab, kindlasti tahab see olla Olmre. Vujovits võtab kolmese ja Nikola Vujovits ka nüüd saab veidi enesekindlust endale juurde. Serblasest võõrleegionär toob täna oma esimesed punktid. See tuleb siis 3 punkti viskest. Van der Maars seal veidi kaugele jäi, kuna teadupärast Vujovitsil on tegelikult ju hea vise. Aga nüüd Bratos juba palliga. Hästi Pajumets jõuab seal kattest järgi. Koort ja Kajupang, see on juba ka teada-tuntud võitluspaar. Suarez võtab kolmese. Ja Mart Uue-Hendrik seal lauavõitluse olukorras näeb viga Rain Koortil, võistkondlikud vead on täis. Nii et Indrek Kajupang siit läheb viskama 2 vabaviset. Täna siis ka teisel poolel näeme nüüd väljakul Rapla meeskonna kõige värskemat täiendust, hollandas Sito Kokki, kes siis kaasmaalase Thomas van der Maarsi siit välja võtab ja olgu siis öeldud nendele, kes võib-olla seda ülekannet ei ole esimestest minutitest vaadanud, siis Sito Kokk alustas hooaega Kreeka meistriliigas Lavrio meeskonnas. Seal 13 mänguga keskmiselt 20 minutit väljakul, 3,9 punkti, 3,8 lauapalli ja kõva visete blokeerijaga tegelikult tegemist on, et Ameerika üliõpilasliigas San Diego meeskonnas ühes kohtumises koguni 9 viskeblokeeringut ja on siis selle mehe trump see veel senistes mängudes, mis ta siin Eestimaa pinnal on mänginud. Me tõtt öelda seda elementi väga palju tema esituses näinud ei ole, kui Sten Olmre vastab. Ja see mäng siin ikka püsib väga tasakaalus. TTÜ nüüd esmakordselt praktiliselt pääseb seda kohtumist juhtima seisuks 50-49 ja saadakse siin veel ka pall kätte. Ivala Pajumets siin palliga on üle tulemas. Olmre, Vujovits. Koort nurgast kolmene. See läheb ka nüüd päris ässaks. Ja Tomen Bratosil näeb siin kohtunik Margus Napp nüüd viga. Ja taaskord pean seda jälle vana lauset leiertama, et võistkondlikud vead on täis. Nii et Ivalo Pajumets 2 vaba viset. Aivar Kuusma on korralikult siin nüüd marru läinud ja peakohtunik Aare Alliku üritab teda ka maha rahustada, öeldes, et Bratos lükkas Pajumetsa lauavõitluse olukorras selga. Pajumets siit esimese sisse ka paneb. TTÜ on nüüd asunud seda kohtumist, nagu öeldud, juhtima. Kui Pajumets tabab ka teise vabaviske, on see vahe siis 3 punkti. Nii see ei lähe. Nii see ei lähe, aga TTÜ jaoks lõpeb kõik ikkagi õnnelikult. Kuna pall läheb raplameestest auti, siis TTÜ saab jätkata otsajoone tagant. 2.41 on seda kolmandat veel mängida ja tundub küll, et see mäng täna siin TTÜ spordihoones läheb meil lõpuni.
lõpuni pingeliselt välja. Vujovits võtab taas kolmese Koki vastu, paneb selle taha kanda ja nüüd rumal viga kohe TTÜ poolelt otsa. Et siin tahtmist on mõlemal võistkonnal kõvasti ja seda nende vigade näol on ka näha, aga need karistavad valusalt kätte, et siin Rapla mitte midagi tegema ei pea. Paasoja sammub teisele poole ja saab rahuliku pulsi pealt 2 vaba viset teele saata. Pajumets, kes tegi kõva tööd nüüd seal kaitses ja lauavõitluses, saab puhkama ja tema asemel siis väljakule kursusekaaslane Sander Viilup. Mehed siis mõlemad TTÜ studeerimas on sellest aastast ja eelmisel hooajal lõpetasid Audentese spordigümnaasiumi ja suvel siis tulid üle siia TTÜ-sse nii korvpalli mängima kui ka siis haridust omandama. Paasoja siit külma närviga 2-2, 51-51 tablool seis. Tänased vastased küll võib öelda, et täielikult väärivad üksteist. Ja see mäng on siin punktis kulgemas. Sander Saare siis ka väljakule. Mees, kes nagu öeldud, oli siin põlvevigastusega kimpus. Loodame, et nüüd probleemid on nüüd möödas, aga Vujovits nüüd lühema mehe vastu jäänud ja väga hästi nüüd serblane. Ei teagi, kas öelda väga hästi või Paasoja poolelt väga lihtsalt. Igatahes Vujovits kerge pöördega siin ennast viskele mängib ja lihtsalt need 2 punkti sisse tõstab. TTÜ igatahes nüüd taas kord ette läinud. Numbrid tablool 53-51. Kaldre. Saare tema vastas. 5 sekundit rünnata. Nüüd peab Rapla minema viskele. Kajupank. Raskele viskele läheb Indrek Kajupank. Hästi TTÜ nüüd kaitses mängis. Kokk ei saa seda lauapalli kätte ja TTÜ nüüd kiirelt üle tulemas. Olmre kutsub kohe Vujovitsi kattesse. Saare uuesti Vujovitsiga kattest. Ei siiski Saare seda katet praegu ei kaseta, näitab Vujovitsile, et mine Kaldrega alla, küsi sinna palli. Sul on seal pikkus ülekaal, aga Saare võtab hästi Vito Koki ette. Ja võtab piisavalt hästi, et siit saada taas kord 2 vaba viset ja tuleb tõdelda küll, et Vito Kokk väga erilist muljet siin ei tänase mängu ega ka eelnevate kohtumistega Rapla meeskonna eest jätnud ei ole mees ennast kuidagi kas lahti mänginud või sellesse rünnaku rütmi sisse saanud. Igatahes jah, Vito Kokkile siit siiski viga ei läinud. Sven Kaldre võttis siit oma neljanda vea ja Sander Saare siis vabaviskejoonelt need visked ära lahendab ja TTÜ on siin nüüd initsiatiivi haaranud. 4 punktiga seda kohtumist juhitakse, kui kohe-kohe on viimane minut siin 3. veerandajast ka käima minemas. Kaldre, Kokk. Kas võtab Kokk nüüd sealt Vujovitsi ette ja hästi tegelikult keerab ja tundub, et Kokk seal nüüd minu sõnu kuulis. Minu sõnu kuulis ja kohe siit ilusa liigutuse teeb, aga mul on selline tunne, et Rait Käbin apelleeris seal jooksule. Muidugi 100% ma seda siit väita ei saa, aga seal võib-olla sellist hõngu oli. Igatahes liiga kõvahäälselt TTÜ peatreener Rait Käbin seal apelleeris ja see tähendas tehnilist viga, mis tähendab siis korvpalli terminites 1 vaba viset ja küljeauti sellele samale meeskonnale. Vabaviske Martin Paasojaga ära realiseerib ja Rapla siis saab siit veel proovida juhtima minna. Paasoja Kokiga kattes hästi taas Paasoja 2 mehe vahet läbi. Leiab Kajupanga, kes on täiesti vaba 3 taga. Kajupank eksib ja Viilup lauas. Aga väga hästi nüüd oli küll viskele Indrek Kajupank seal Paasoja poolt mängitud. Olmre Vujovitsi kattest. Rapla on nüüd Olmrega siin teisel poolel veidi paremini hakkama saanud, aga Saare tahtis minna viskele, see oli nagu eelmisel poolel Ankenbergil, aga Suarez oli kohe seal varmalt valmis seda viset blokeerima ja kuna teised mehed arvasid juba, et Saare vise läheb teele, siis ei oodanud keegi seda palli lahti laskmist. Ja sel veerandil on ikka väga palju neid vigu siin juba tehtud. Mehed on üksjagu siin vabaviskejoonel käinud nii mõlemalt poolt. Ja nüüd siis Sander Saare teeb siit oma teise isikliku vea ja see viib siis Puerto Rico mehe Rasham Suarese vabaviskejoonele. Suarez täna suurt mängu tegemas ei ole. 16 minutiga 4 punkti nüüd sellel mehel kirjas. Aga kindlasti rotatsioonis koht sellel mehel olemas on.
Toomas Raadik väljakule, Rain Koort saab nüüd veidi pingi peal hinge tõmmata ja jälle pall Olmre käes, palju pumpab Olmre palliga, Vujovic, Raadik, Vujovic küsib seda palli, Kokk jääb tast kaugele ja väga hästi nüüd Serbia kooliga mees, kõigepealt väikse viskepettega tõmbas Kokki endale lähemale, see andis võimaluse läbi minna, Vujovic on pika mehe kohta üsna kiire ja oli seal korvi all ka veidi õnne, võib-olla et see pall sinna sisse läks, igatahes hästi tehtud selle mehe poolt, 2+1 rünnak ja saame siis näha, kas Vujovic ka siit vabaviske ära realiseerib. Ei realiseeri, nii et TTÜ eduseis jääb ühepunktiliseks, kui 10 sekundit veel seda kolmandat veerandaega nüüd mängida, saame näha, kuidas Suarez lahendab. Kokk mängitakse vähe pikemalt siin, Suarez üles Kokile, aga see sööt ei ole piisavalt täpne, Olmre veel teiselt poolt väljakut ja ei olnud see kaugel, et Olmre ka selle oleks siit veel täna ära pannud. Igatahes enne neljandat veerandaega TTÜ meeskond on juhtimas seda kohtumist, aga kõigest ühe punktiga on nad ees 57-53, nii et kõik, kes seda mängu siin vaatavad, jääge meiega, kuna kohe-kohe on algamas põnev neljas veerandaeg ja näeme siis, kes täna sellest turniiritabeli 3.-4. lahingus peale jääb, igatahes enne seda veel väike paus. Tüüpidelt, kes tõid teieni klassi kokkutuleku. Tosse ei olegi või? Need otsad saab maha käieta. Täissünteetika. Ja Kilmi seikluskomöödia Sangarid. Kinodes 17. veebruarist. Ja oleme tagasi siin TTÜ spordihoones. Kohe on minuni jõudmas ka Ahjusoe statistikaleht, kus loen välja, et TTÜ meeskond on täna ilmselgelt tassinud Sten Olmre 22 punktiga. Talle lisanud veel kahekohalise punktiarvu Toomas Raadik 10. Ja Rapla skoor nagu ka esimesel poolajal on selgelt ühtlasemalt jagunenud. Kõige resultatiivsemaks on tõusnud nüüd siis Martin Paasoja 13 punktiga ja Toomas van der Marsil ning sloveenlasest mängujuhil Tomen Bratošil ka mõlemal 10 punkti kirjas. Van der Marsil lisaks siis ka 9 lauapalli. Aga meeskonnad on nüüd neljanda veerandi alguseks siin väljakule tulnud. TTÜ alustab viisikuga Sander Saare, Sander Viilup, Sten Olmre, Toomas Raadik ning Nikola Vujovic ja Rapla siis tuleb väljakule viisikuga Rasham Suarez, Martin Paasoja, Sven Kaldre, Indrek Ajupank ning Šito Kokk. Siin kohe kõva võitlus korvi all ja Toomas Raadik siin paugu saab, igatahes mees on püsti, nii et midagi väga hullu siin ei juhtunud. Aga TTÜ-le jääb siit rünnaku õigus ja saavad siis otsajoonelt seda palli mängu panema hakata. Ja tundub, et Rapla on siin nüüd ka oma 3-2 maa-alasse taaskord läinud vahelduseks. Või siiski. Siiski tundus, et see oli kerge pettemanööver ja kohe mindi mees kaitsesse tagasi. Ja Sander Viilup kattest ebavõrdse vahetuse järel Toomas van der Marsi siit ka keskpositsiooni viskega kohe karistab. Kaldre leiab hästi Suarese teisest äärest. Suarez omakorda teeb teravust ja läheb korvile välja ning vähendab Rapla kaotusseisu. Suareselt nüüd väga hea minek sinna korvi alla. Tihtipeale võib-olla see mees liigselt läheb lihtsama vastupanu teed ja proovib seda kolmest, aga praegu küll väga hästi Puerto Rico mees sealt läbi murdis ennast viskele akrobaatiliselt viis. Sven Kaldre on kergelt, tundub, et hüppeliigesele viga saanud ja vaatame, kas Sven saab seda kohtumist jätkata. Praegu kergelt küll lonkab ja tuleb ikkagi väljakult ära, tema asemel siis Bratoš tuleb väljakule, aga ma usun, et Kaldre siin mängu ikkagi veel jätkata täna saab, et võtab küll siin ketsi maha ja teibitakse see jalg, ma arvan, korralikult kinni ja läheb taas minna, kuna täna siin ei saa tagasi hoida. Turniiritabeli 3. koht on mängus
kui TTÜ peaks siin täna juhuslikult võitma, siis tõustakse samade võitude kaotuste arvu juurde ja siis juba nähtavasti omavahelise 2-1 eduga TTÜ 3. kohale platseerub. Aga kindlasti sellega Rapla mehed ei ole nõus, et siit TTÜ täna võidu võtab ja Vander Maars seda kohe ka eeskujulikult näitab platsi peal. Paneb siit 2+1 rünnaku kirja, Toomas Raadikule 3. isiklik viga ning Vander Maars siis saab minna 1 viskeks ka veel vabaviskejoonele, kus ta täna siis on naelu seina pannud 6-6. Joonelt täna hollandlane visanud ja 9 lauapalli, neist 5 ründelauast, nii et Vander Maars on ikkagi ka täna väga korralikku mängu tegemas. Ja paneb vabaviske ära ja taas siis Rapla 2 punkti käes, et siin nüüd see eduseis hakkab meil tõenäoliselt üsna palju vahetuma, kui 8,5 minutit selle kohtumise lõpuni. Akenberg proovib, kui valmis on Bratoš. Bratoš on valmis, aga on siit ikkagi sunnitud taktikalise vea ära tegema. Raplale see teine võistkondlik viga ja TTÜ siis jätkab Tüljaudist. Saare võtab nüüd 3 ja paneb selle mööda, aga Vujovits on ründelauas. Survestatakse, aga leiab Viilup üles. Viilup võtab nüüd Suarez ette. Suarez hästi nüüd küll kaitses mängib, olgugi et muidu kõige kõvema kaitsemehega võib-olla tegemist ei ole. Kajupang võtab kohe Vujovitsi ette. Vujovits laseb Kajupanga väga lihtsalt mööda. Kohe paneb käe ette ja näitab Aare Allikule, et anna see taktikaline viga, palun mees ära. Seda Aare Allikut teeb. Ja TTÜ siit kasutab 4. veerandajal oma esimest minutilist mõtlemispausi ja sellega tõmbame ka meie õige pisut hinge. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Telli sisukam ja uues 6 ajakiri Basketball. 25 € eest terveks aastaks. Ja tagasi siin TTÜs taas kord oleme, kui ligi 8 minutit on selle kohtumise lõpuni ja Rapla siis 2 punktiga praegu on peal, aga olgem ausad, tundub, et see asi läheb meil siin ikkagi viimaste minutiteni täna välja, kui Olmre on seal söödul vahel, aga TTÜ siiski seda palli kätte ei saa. Ja TTÜ pooled siis ka 2 vahetust. Nende selle hooaja liidrid Sten Olmre ning Joonas Järvelainen mängu tulemas, aga Martin Paasoja suurepärase sööduga leiab nüüd hästi korvi alla keeranud Toomas Vander Maarsi ja sealt Vander Maarsilikult 2 käega ülevalt alla. Kindlasti nüüd TTÜ vajab Joonas Järvelaineni panust siin 4. veerandajal. Akenberg ja võtab sealt Vander Maarsi hästi ette. TTÜ nüüd palli liigutab, Olmre võtab 3 ja paneb Olmrega selle ära, nii et Rapla ei saa siit vahet suuremaks. TTÜ püsib kannul 1 punktiga siis veel maas Raplast. Vander Maars. Suarez, kattes seal nüüd leegionärid omavahel. Kajupank, Bratoš. Teisel pool kattest üritatakse mängida. Kajupank küsib nüüd Järvelaineni vastu. Sealt söötu ei tule. Bratoš osutab ise peale panna. See läheb mööda. TTÜ mehed lauas ja Rapla mehele Bratošile siit ka 5. viga läheb. TTÜ abitreener Raido Ringmets selle peale rõõmsalt plaksutab kindlasti. Sloveenlane Bratoš on Rapla jaoks väga oluline mängumees ja kindlasti kerge hoop see nüüd Rapla meeskonnale on. Vaatame siis üle, mis Bratošile tänasest mängust ka kirja jäi. 21 mänguminutiga 10 punkti. Nii et selline Harju keskmine mäng Bratošilt, aga Akenberg nüüd nurgast. Ei lähe Akenbergil see vise ja tundub, et siit läheb TTÜ meestele lauavõitluse olukorras viga. Joonas Järvelainen
võtab siit täna alles oma esimese vea, nii et Järvelainenil vigadega täna küll probleeme ei ole, aga Järvelainen on jah, täna võib olla olnud tagasihoidlik, mitte võib olla, vaid päris kindlasti. Selle mehe keskmisel on ikka selline kaksiktuubel, nagu siin mitu korda oleme ka öelnud, aga täna siis Järvelaineni arvel kõigest 2 punkti, 54-1, 18 minutit väljakul viibinud, 5 lauapalli mees on noppinud, aga võib-olla selle mehe aeg täna veel tuleb, saame näha. Suarez, Maars küsib, Raadik on hästi pool ees seal, ei lase sinna lihtsalt sööta, Kajupank, Voolaid. Maars pikalt kombineerib Rapla, Paasoja nüüd kiirusega jälle ja väga hästi viskab nüüd viib Paasoja ennast nüüd jälle viskele. Viilup jäi sealt päris paljudest maha ja nagu me viimastes mängudes oleme näinud, Martin Paasoja on väga enesekindel. Siit tuleb Toomas van der Marsile 3. viga. Ja see oli Raplale 4. võistkondlik viga, nii et Rapla võistkondlikud vead hakkavad taas täis saama. Üldse on täna üsna palju vigu tehtud. Teetü poolelt siis 20 viga võistkonna, 24 viga võistkonna peale tehtud ja Raplal see number siis 23, nii et ka see näitaja on mõlemal võistkonnal üsna võrdne. Ja nüüd hästi Rapla mehed 8 peale, aga Joonas Järvelainen väga hea sööduga leiab teiselt poolt Olmre, kes nüüd võib-olla tänase ühe lihtsamatest visetest paneb mööda. Suarez kiirelt üle tulemas ja Viilup jääb seal nüüd veidi hätta, midagi ei ole teha. Puerto Rico mehe kiirus on päris hea just palliga ja Viilup samamoodi siis 5 veaga peab väljakult lahkuma, nii et 1-1 selles seisus samuti 2 meeskonna vahelt. Ja tema asemel siis väljakule Sander Saare mängujuhi koha peale, aga Suarezil proovida vaba visked. Rasham Suarez, ka hea viskekäega mängumees, otse loomulikult on ja sel hooajal Suarez siis väljakul keskmiselt 22 minutit, 10,4 punkti ning 3,3 lauapalli ja vaba viskeid siis enne tänast 84%-ga, nii et see siin nüüd mingi üllatus ei olnud, et Suarez vabaviskejoonelt 2-2 pani ja Rapla on selle vahe nüüd vähe suuremaks saanud, 5-ga ollakse ees ja kas Rapla on taas maa-alas või on see jälle selline petlemanööver? Järvelainen ründelauas, Olmre ja Olmre näitab klassi. Olmre näitab klassi täna siit Teetü poole pealt küll. 27 punkti siis nüüd juba Sten Olmrel kirjas, lisaks kasutada vabavise ja toob taas siis Teetü meeskonda lähemale. Kindlasti loodan mina siin, et see mäng läheks lõpuni tasavägiselt, et oleks mida vaadata viimaste minutiteni. Kaldre. Uuesti tuleb Paasoja nüüd üles ja mängib sealt Van der Marsiga kohe kattest. Hästi leiab Voolaiu ja Paasoja nüüd igas mõttes hästi arutab, aga Hakenberg on siin hästi kiiresti läinud, aga ei lahenda, võtab veidi oma, leiab Olmre. Olmre on täna kuum ja Järvelainen. Joonas Järvelainen lõikab korvile ja viigistab mänguseisu, kui 5:34 on seda kohtumist veel mängida ja Aivar Kuusmaal siin krimpsus näoga ei jää mitte midagi muud üle, kui võtta taaskord minutiline mõtlemispaus. Teisel poole on see Kuusmaa jaoks esimene. Nii et lähevad need meeskonnad ühes sammus täiesti 67-67 ja 5,5 minutit mängu lõpuni. Vaatame samal ajal üle ka tulemused teistest mängudest. Valgas on läinud lahti teine poolaeg ja seal siis Valga meeskond on kerges eduseisus 54-48. Olgu siis öeldud, et Valga mängib täna uue peatreeneri käe all. Juri Sumbrasko siis sai Valgast hundipassi nigelate tulemuste pärast ja senine abitreener siis, kes Jurisel seal abiks oli, on hetkel ülendatud peatreeneriks. Uut peatreenerit siiski otsitakse, aga Valga praegu 6 punktiga seal on peal. Ja Pärnu siis täna mängimas praktiliselt 6-kesi. Karl-Martin Kask vaid 4,5 minutit tavapärasest rotatsioonist mängus osalenud, nii et väga suured minutid siis Pärnu põhimeestel ja Rakveres siis Kalev Cramo on soliidses eduseisus 71-49. Aga nagu oli enne mängu oodata, et tänase vooru keskne mäng siin Teetüs on toimumas, kui turniiritabeli 3. ja 4. omavahel piigid ristavad ja
igati on õigustanud need ootused seda, kuna mäng on kujunenud väga pingeliselt. Rapla küll alguses sai kerge alguedu sisse, aga TTÜ siin mingi hetk tõmbas järele ja nüüd see eduseis on kahe meeskonna vahel vahetunud pidevalt ja viimased minutid, põnevad minutid siis sellest kohtumisest on siin nüüd käima läinud. Paasoja, Suarez tuleb katte pealt üles. Kaldre nüüd omakorda. Maars küsib Akenbergi vastu, ebavõrdne vahetus ja ründaja viga Toomas van der Maarsile. Kogenud mängija Kiur Akenberg veidi ka Panso kooli. Seal näitas kindlasti, aga olgem ausad, van der Maarsi küünarnukk seal Akenbergi kõri peal liikus, nii et siit siis ründaja viga Maarsile ja see on Toomas van der Maarsi 4. viga, aga ega siin midagi enam hoida ei ole. Ei ole mõtet siin Sito Kokki või kedagi teist enam väljakule tuua, vaid siin peab hakkama saama. Olmre kolmene eksib. Kas Järvelainen võtab selle ründelaua sealt? Kõva võitlus käib. Aga lõpuks ikkagi kohtunik Margus Napp annab selle palli Rapla meeskonnale. Ja mis hakkab silma, et Olmre võib-olla selliseid lihtsaid viskeid on täna mööda pannud, aga paneb just mees sellised mõnusad rasked visked ära, kus väga palju mõtlema ei pea. Van der Maars. Paasoja. Ja hästi leiab nüüd Paasoja Van der Maarsi. Van der Maars paneb selle viske küll mööda, kuid Hiiumaa mees on ise abis ja ründelauast lükkab selle palli sisse. Martin Paasoja siis täna 32 minutit väljakul, 17 punkti, 5 lauapalli. Akenberg. Ja Akenberg ei jää võlgu. Mees, kes siin on viimastes mängudes näidanud külma närvi viimastel minutitel, kas siis tõesti on täna taaskord Akenberg see mees, kes hakkab TTÜ-d siin lõpus vedama. Igatahes taas viiginumbrid tablool, kui 4 minutit veel minna. Suarez palliga, 10 sekundit rünnata. Pikka rünnakud mängitakse. Kahekesi minnakse peale, leiab hästi Kajupanga siiski üles Van der Maars. Akenberg täas seal, nüüd peab minema viskele. Ja hästi nüüd TTÜ seisis, kaitses ära, võib-olla Kajupank ei saanud seda palli ka Van der Maarsi söödust kõige paremini kätte. Igatahes see vise korvirõngast ei taba, nii et TTÜ siis saab ise proovida siit eduseisu haarata. Sander Saare mängujuhi koha peal. Ikka otsitakse Olmret. Olmre endiselt palliga, Van der Maars 4 veaga tema peal. Olmre annab ära, tahab tagasi saada. Aga Järvelainenile läheb hoopis see pall, kelle vastu on jäänud Paasoja. Järvelainen võtab ette, aga ei taha täna Järvelaineni visked minna. Suarez kiiret palliga üle tulemas, see mees on siin terav olnud, aga nüüd ka eksib, kellele jääb see pall. Ja pall jääb TTÜ-le. Aivar Kuusma kamandab Kristjan Voolaia vahetusmeeste pingilt üles ja saadab siin nüüd kellegi asemel Voolaiu mängu. Igatahes TTÜ-l pall nüüd hästi rünnaku liigub. Akenberg raske vise Kajupanga vastu ja Kiur Akenberg. Kas tõesti on see taas Kiur Akenberg, kes TTÜ meeskonna siit täna võidule viib, aga ärme rutta sündmustest ette, 3 minutit on siin veel mängida ja TTÜ eduseis ju kõigest 3 punkti alles on, nii et oleme veel vagusis ka siin kommentaatori pingis. Paasoja ja vastab teiselt poolt Martin Paasoja. Siin praegu 2 kõva kivi omavahel on Agu andmas. Akenberg ühelt poolt ja Paasoja siis kohe teiselt poolt vastab ka mehed, kes on siin nii-öelda selles Rapla TTÜ derbis, kui nii saab öelda, eelnevatel aastatel siin meeskonnad on kohtunud nii Balti liigast kui Alexela meistriliiga põhiturniiril kui play-offis ja need mehed on üksteise vastu küll ja küll siin mänginud. Kui siin Järvelainen eksib TTÜ poolelt kaugviskel ja nüüd siis omakorda Rapla meeskond saab proovida juhtima minna. Kaldre, Van der Maats, Raadik tema vasta. Raadikul ei ole veel vigadega probleeme, aga meeskondlikud vead on täis. Ja Raadik teeb siin vea ära, mis tähendab siis, et Van der Maars läheb vabaviskejoonele. Sealt on see mees täna hea olnud, 7-7. Aga enne seda, kui hollandlane saab proovida vabaviskeid, võtab peatreener Rait Käbin minutilise mõtlemispausi, et ka Maars saaks seal pingi peal veidi oma vabavisete üle järele mõelda. Igatahes 2-11 on seda kohtumist siin TTÜ spordihoones mängida. Tabloolt vaatavad vastu numbrid 72-72. Mõlemal võistkonnal on võistkondlikud vead täis. Igatahes Van der Maars on minemas pärast seda minutilist mõtlemispausi nüüd vabaviskejoonele.
on võimalus viia oma võistkond juhtima. Tänased meeskonnad on sel hooajal juba 2 korda kohtunud, kui 9. oktoobril koduväljakul võib-olla mõneti üllatuslikult pärast seda, kui Rapla oli hooaja avamängus alistanud BC Kalev Cramo, jäi koduväljakul peale TTÜ numbritega 182. Olmred selles kohtumises ka suured 28 punkti. Täna siis samuti juba praegu Olmrel 28 kirjas. Pratos vastas selles mängus 20-ga. Olgu öeldud, et Rapla kapten Indrek Kajupank selles kohtumises ei osalenud. Nagu ka kohtumises, mis toimus 7. jaanuaril, mis siis mängiti Rapla Sadoliini spordihoones, kus siis taas suureskooriline mäng. Rapla jäi peale 101-91 Van der Marsilt, võimas kaksiktuubel seal, 26 punkti, 11 lauapalli ja täna siis veidi kahvatu Joonas Järvelainen selles mängus 20 punkti pani. Nii et kes tänase mängu võidab, läheb ka nende meeskondade omavahelist seeriat juhtima, mis ka kindlasti on oluline, kui siin võib-olla põhiturniiri lõpus 3. ja 4. koht läheb jagamisele omavaheliste mängudega, siis mine tea, kui oluliseks need veel saama hakkavad. Igatahes vahepeal Van der Mars on siin esimese vabaviske mööda pannud. Teine läheb sisse, nii et esimene möödav ise siis vabaviskejoonel Van der Marsilt, aga Rapla on nüüd maala pressingusse jäänud. Saame näha, kuidas TTÜ seda nüüd lahendab. Ja tundub, et suudetakse ikkagi tulla piisavalt hästi selle alt välja. Olmre, kas lahendavad nüüd kiiresti? Saare ja agressiivsed on nüüd Rapla mängijad. Raadik. Ja Olmre saab nüüd päris vaba kolmes tegelikult sealt teiselt poolt ära panna ja ütleme nii, et TTÜ oli kergelt sellel rüdankul tegelikult hädas, aga Sten Olmre ikkagi lõpuks Toomas Raadik sealt nurgast üles leidis ja Olmre paneb sealt 3 punkti. Täna endale omaselt kirja ära. Kaldre. Hakenberg tema peal. Otsitakse Van der Marsi sealt alt. Kajupank võtab ise kolmese, Indrek Kajupank vastab. Indrek Kajupank vastab Rapla poolelt ja Aivar Kuusmaal näpud püsti number 3, nii et tundub, et Rapla jääb maa-alasse siin. Siiski mitte. Tundub, et siiski on mees. Rünnak, Järvelainen. Saare. Saaret nüüd 3 ja paneb ka Saare ära. Uskumatu viskepidu on siin TTÜ spordihoones nüüd käima pandud. TTÜ pink on hullumas. Sander Saare mees, kes siis pikalt oli vigastuspausil, paneb nurgalt 3 ära ja Aivar Kuusma on püha viha täis. Aivar Kuusma on praegu püha viha täis. Millegagi ta seal absoluutselt igatahes rahul ei ole. Kajupanga 3-sest mindi seda mängu 1 punktiga juhtima, aga kohe siis lastakse endale Sander Saare poolt 3 vastu panna. Oli sarnane olukord praegu TTÜ rünnakul nagu eelmine, kui Sten Olmre pani 3, oli Järvelainen ka seal korvi all tegelikult veidi hätta jäänud selle palliga, aga leidis lõpuks ikkagi Sander Saare sealt väljast üles ja ega seal midagi mõelda ei olnud. Saare pani selle 3 sealt ära ja viib siis TTÜ meeskonna 2 punktiga taas kord juhtima. See eduseis on siin nüüd vaheldunud mõlemat pidi. Aga TTÜ on nüüd 2-ga ette läinud, kui 1 minut ja 15 sekundit on selle põnevuskohtumise lõpuni meil jäänud. Igatahes kõik Delfi TV vaatajad, kes seda mängu jälgivad. Ma arvan, et siit mõnusa maiuspala täna reede õhtusse olete saanud ja mis veel kõige parem, see mängu ei ole veel lõppenud. Siin on meil veidi üle 1 minuti minna ja arvestades, kui palju on need sündmused täna siin väljakul vahetunud, siis on siin veel oodata küll ja küll. Igatahes, nõu on peetud, Aivar Kuusma ka veidi siin platsi ääres maha rahunenud ja Rapla siis oma ründealast nagu reeglitele kohane on palli nüüd mängu panemas ja Martin Paasoja siis sisseviset sooritamas. Kajupank Paasojale tagasi, Van der Marsiga nüüd kate-katest. Kas Paasoja lahendab ise? Leiab Van der Marsi ülevalt ja Van der Marsi eksib, Raadik on hästi seal ka vastas ja lükkab selle palli veel väga hästi Hakenbergile, nii et TTÜ, kui peaks siit veel korvi saama, siis on juba kõik ohjad siin mängu lõpus nüüd nende käes. Olmre, kes muu? Hakenberg ka siin lõpus tabas väga tähtsa 3, kes nüüd võtab selle asja enda peale. Kas Järvelainen, kes on täna veidi varjus olnud? Raske 3 nüüd Järvelainenilt. See läheb mööda, aga Järvelainen on ise lauas. Leiab sealt TTÜ mehed, seal on nüüd korralik pudru ja kapsad. Korralik pudru ja kapsad, tõtt öelda on seal TTÜ viimastel rünnakutel olnud, aga kuidagi mehed suudavad need lahendused sealt välja leida.
ja praegu siis mindi Olmrele mitmekesi peale, aga Olmre kuidagi ikkagi imes selle vea sealt välja, Sven Kaldrel läheb siit 5. viga, Kristjan Voolaid tuleb mängu ja Sten Olmre siis saab minna vabaviskejoonele, kus ka see mees on täna olnud raudkindel 7-7, aga nagu me siin varem oleme hakanud kiitma, siis kohe need eksimused on varmad tulema, aga Olmre tõesti on hea vabaviskaja ja selline külma närviga mängumees igas mõttes, täna siis Sten Olmre arval 31 punkti juba nüüd. On Olmre näidanud suuri mänge sel hooajal, aga täna on tõesti see mees jälle siin tähesäras, aga TTÜ-l on vaja siit see võit ära võtta, muidu need 33 punkti, mis nüüd siis juba on Olmre arvel, ei maksa midagi. Igatahes Aivar Kuusma kasutab siit ära ka veel oma viimase minutilise mõtlemisaja teisel poolajal, kui 36 sekundit on selle kohtumise lõpuni. Tänu sellele Rapla siis saab taaskord sisseviske ründealast. See oli kindlasti üks eesmärk, miks Aivar Kuusma selle time-out'i võttis, et aega taaskord säästa ja saada see rünnak nüüd veidi kiiremini sooritada. Ega siin ju tõtta öelda ei ole ka Rapla jaoks midagi kadunud. Siit kiire resultatiivne rünnak hoiavad kaitses ära ja viimane lõppsõna jääb ikkagi Raplale. Nii et TTÜ ei saa siin veel kindlasti liigset rahulolu endale lubada. Kuna mõlemal võistkonnal on ka vead täis, siis TTÜ peab ka selle koha pealt nüüd kaitses olema eriti hoolikas. Nii et saame näha, mis nüüd Aivar Kuusma sinna tahvlile joonistas, mis liikumise kelle peale. Võiks ju arvata, et Martin Paasojale see pall läheb selle mehe arvelt täna 20 punkti ja mänginud ikkagi väga mitmekülgselt ja võiks siis arvata, et äkki Paasoja ja Vander Maars kattes seal hakkavad lahendama, kuna need mehed üksteist päris hästi tunnetavad tegelikult ja on Paasoja täna hästi Vander Maarsiga leidnud, aga saame näha, mida Aivar Kuusma joonistas, kes sealt viskele läheb. Suarez tuleb igatahes üles ja ei saa nüüd Rapla palli mängu pandud, Vander Maarsile läheb see pall. Paasoja nüüd tagaukse lõikega ja kaotab Paasoja selle palli nüüd out'i. Sander Saare oli seal valmis abistamas. Tundub, et Paasojal seal nüüd midagi juhtus. Siit kaugelt on muidugi raske aru saada. Igatahes istet mees on korjale võtnud, nüüd kaaslased aitavad muidugi püsti ja tundub, et midagi hullu ei ole ja Paasoja saab mängu jätkata. Igatahes Rapla läheb nüüd taas maala pressinguga peale. Vaatame, kuidas TTÜ lahendab. Ja Raadikule saadakse pall üle tuua ja nüüd juba Olmre käes see pall on. Aga taas kaheksi peale ja Rapla üritab iga hinnaga seda palli nüüd kätte saada. Viib TTÜ palli nurka, Akenberg palliga. Ja nüüd otsustati teha ikkagi Akenbergi vastu see viga ära. Kui 9 sekundit oli rünnakuaja tablool ja 16,6 sekundit mänguaja tablool. Igatahes nüüd on kõik ohjad juba TTÜ korvpalliklubi käes. 4 punktiga seda mängu juhitakse, Akenbergil kasutada lisaks ka 2 vabaviset. Ja Akenberg on teadupärast hea vabaviskaja, eriti veel sellises mõnusas olukorras, kus juhid ja erilist pinget võib-olla, et õlgadel ei olegi. Rapla fännid küll siin skandeerivad, et pane aga mööda, aga Akenberg vaevalt, et neid kuulda võtab. Paneb ka, ei, teine vise siiski läheb mööda. Teine vise läheb siit mööda ja nüüd väga rumal viga Joonas Järvelainenilt. Peaasi on nüüd siin oluline, et Järvelainen endale tehnilist ei korja, millest ta sel hooajal on olnud liiga kõige osavam mees selgelt. Selles arvestuses Järvelainenile keegi sel hooajal ei ole isegi ligi lähedale saanud praktiliselt. Aga siit Järvelainen suudab ennast vaos hoida täna ka kaaslaste abiga, aga ilma sekunditki kulumata igatahes sai Rapla meeskond vabaviske joonele, mis TTÜ jaoks kindlasti hea lahendus ei ole ja nüüd kui Voolaid tavab ka selle teise viske, siis on vahe juba 3 punkti ja ma arvan, et Rait Käbin võtab siis ka aja maha. Ei, siiski seda ei juhtu, aga Rapla taaskord siis maala pressingus üritab seda palli iga hinna eest kätte saada. Ja nüüd Voolaid kohe seal Olmre vastu selle vea ära teeb. Number 33, Kristjan Voolaid 5. TTÜ-le siis +3. See eduseis praegu on. Voolaid ka siit oma 5. vea võtab ja nüüd siis Aivar Kuusma peab võtma juba vahetusmängijate pingilt mehe, kes täna veel väljakul ei ole käinud, nimeks Marek Ruut. Kui Olmre on alustamas oma vabaviskeid ja Olmre
näitab, et ei liigu üksi närv selle mehe näos. 34. punkt tuleb siit. Vabavisked täna siis peale seda teist viset 11-st 11. Ja Rapla veel üritab siit kiirelt üle tulla. Paasoja ei lähe ja Olmre võtab siit ka veel lauapalli. Ja veel tehakse Olmre vastu viga, nii et Sten Olmre saab siin oma numbrid ikka väga suureks ajada. 35 punkti võistkonna 83-st Sten Olmre arvel, nii et mulle tundub, et selle hooaja parim sooritus on siit tulemas. Ja tänase mängu siis kõige väärtuslikumas mängijas, olgem ausad, ei ole mingit kahtlust. Ja Olmre paneb siit veel ka 36. Olgu siis öeldud ka visked, mis on samuti väga hea protsendiga. 34 minutit väljakul, 2 punkti visked Sten Olmerel 7-st 6, 3-sed 9-st 4, vabavisked 13-st 13, lisaks 5 lauapalli, 3 resultatiivset söötu, kui veel Suarez paneb siit 3-se mööda ja siin Marek Kruut veel õnnetult kukub. Loodame, et seal noormehel kõik kondid terveks ikkagi jäid, kuna siia lõppu nüüd küll mingit rumalat vigastust, eriti veel noorele mängumehele vaja ei ole. Aga tundub, et kõik on korras igatahes. Tänane põnevuskohtumine siin TTÜ spordihoones igatahes on läbi saanud ja TTÜ siis on võtnud siin koduväljakul väga magusa võidu numbritega 85-78. Raplale see siis 7. järjestikuseks kaotuseks juba. Aga olgem ausad, mängu oli siin täna küll ja küll, põnevust, hasarti, võitlust, kõike, mida üks tõeline korvpallisõber võib tahta. Vaatame üle ka statistika ja siis juba ootame siia peatreenereid minu kõrvale, et siis teha ka mõned intervjuud ja küsida esmaseid emotsioone treeneritelt. Täna siis võitjate poolelt, nagu juba öeldud, Sten Olmre. Väga kõva mäng, Eesti liigas haruldased 37 punkti, 5 lauda, 3 resultatiivset söötu. Kiu Rakenbergilt abiks 11 punkti ja Toomas Raadikule jäigi siis 10 punkti, aga temalt lisaks ka 9 lauapalli ja kaotajate poolelt siis ka olgu öeldud Martin Paasoja rassis ligi 37 minutit väljakul. Punkte kogunes 20, lauda 5 ja lisaks ka 2 resultatiivset söötu ja Toomas Van der Marsil ikkagi siis see